Sügisega algab kool. See on kiire aeg meie kõigi jaoks. Nii õpilastele kui ka õpetajatele. Iga päev me näeme neid inimesi ja töötame koos oma endi tuleviku heaks ning proovime õppida parimatelt ehk õpetajatelt. Mida see siis täpselt tähendab? No see on liiga keeruline küsimus. Kindlasti ei ole ta tunniandja. Minu jaoks on suur vahe õpetaja ja tunniandja vahel. Nii et õpetaja on jah rohkemat kui ainult füüsika ära seletaja. Ja ta peaks ka olema õpilase jaoks ainult 45 minutit. Öeldakse ju, et õpetajaks sünnitakse, mitte ei õpita. Nad kuulavad ja mõistavad ja seda peaks tegema ka õpilane. Spetsiaalselt õpilane nagu ei pea ju midagi tegema, et õpetajale meeldida. Mulle endale meeldivad lapsed, kes tulevad säravad silmad, nad on rõõmsad, nad on uudishimulikud, sõbralikud, kaaslaste suhtes heatahtlikud ja mis hästi oluline minu jaoks on kokkulepetest kinnipidamine. Sest ükskõik millist tundi sa õppeaasta algul hakkad andma, eelkõige te räägite klassis läbi, mida mina ootan õpilastelt, kas õpilastel on mulle mingid ettepanekuid. Ja kui me oleme teinud kokkulepped, kui õpilane neid täidab ja mina õpetajana olen need kokkulepped sõlminud, siis mina õpetajana pean ka neid kokkuleppeid täitma. Elementaarne näiteks kas või paberid ümber õpikutel, mul on endal alati õpikutel paberid ümber ja tööviikutel. See sama, et ma nõuan, et õpilase on telefon kotis, minu enda telefon on alati minu juurest eemal, et ta ei ole ta mul kuskil käe pärast. Et on sellised elementaarsed asjad, mida õpilased märkavad. Tähendab, minu jaoks on täiesti uskumatu küsimus päris tõesti, et ma ei ole iialgi mõelnud selle peale, et mul võiks olla klassis lemmik. Et mida see tähendab, ta ei ole ju lemmikloom, et mul on, et täna on mul puudel ja homme võtan endale Chihuahua või kellegi edanes, et õpilased on kõik toredad, et milline õpilane võib-olla tekitab minu jaoks küsimusi on see, kui ta valetab mulle. Jah, tõsiasi on see, et paljud valetavad ja ei austa õpetajat, sest mõnikord võivad ka head õpilased halvasti öelda. Hetke emotsionaalsuses see, mis õpilane ütleb. Ja ma arvan, et siin peaks õpetaja võib-olla jääma täiskasvanuks ja arvestama, et teine on kas laps või puberteedieas olev noor või midagi muud sellist, et on võib-olla lihtsalt ka halb päev. Et eks mind ei ole jah nendesse soojadesse ja pimedatesse kohtadesse saadetud, aga et ma nüüd oleksin ennast väga kõvasti solvuna tundnud, et seda mitte. Et pigem tol hetkel, kui see õpilane midagi halvasti ütleb, siis ta on võib-olla saanud oma kontrolltöö kätte, mis oli 2 ja võt seda tuleb seesama jälle, see hetke emotsioon välja, et sellest tuleb lihtsalt üle olla. Kuid kas ka õpetajad võivad halvasti öelda? Konfliktid on ju mõlemapoolsed ja paraku ei saa neid kogu aeg ennetada. Iga negatiivne suhtumine teeb ju lõpuks ikka haiget. Ja ükskord mu üks õpetaja pani mulle 4 hindeks, aga ta ütles, et ta pani mulle 4 selleks, et mind ärritada ja hiljem pani e-kooli 5, aga see oli suhteliselt ebameeldiv lubada, ütleme, et ta paneb ja ta naeratas mul samal näkuga, et see oli suhte ebaviisakas. Näiteks üks õpetaja on öelnud mu ühele klassiajale, kellel kandis nabasärki, et ma ei taha su paksu kõhtu näha. Ja see õpilane ei olnud paks. Ja nagu üldse sükest natuke solvamist või sükest ebaviisakat käitumist, aga ma ei tea, kas sest kiusamist on väga palju. Õpetajate emotsioonid ja kannatus võib ka katkeda. Oleme palju lugusid kuulnud ja ka ise neis olnud, sest me kõik oleme ikkagi inimesed ja teeme vigu, olgu need siis väiksed või suured. Kindlasti, ma olen ise ka öelnud ja kui ma pärast mõtlen selle peale, siis saan ma aru, et ma olen valesti teinud ja ma olen ka õpilase ees vabandanud, aga lihtsalt see situatsioon on selline, et läheb vahest käest ära ja siis ei ole midagi teha, et alati ei suuda ennast kontrollida. Andestama peame me lõpuks ikka, olgu see siis sõnadega või enda viga lihtsalt tunnistades.
edasi liikuma peab ka tülidest ja erimeelsustest, sest aeg ei peatu. Neid olukordi tekib meie elus palju. Kuidas saaks neid siis muuta? Tuleb omavahel rääkida. Et kindlasti rääkida, et kui tõesti selline situatsioon tunnis tekib, siis ütledki kenasti, õpetaja on ju võimupositsioonil, et jääb pärast tundi ja ma tahan sinuga rääkida ja siis, kui ausalt vestled taga ja ütled talle, mida sa tundsid ja mida sa kuulsid, siis olen kindel, et rohkem seda enam selle õpilasega ei juhtu. Noh, tuleb rohkem suhelda, nagu ma ütlesin, et õpetajal peab olema aega ja tahtmist õpilasega suhelda ka väljaspool tundi, sest kui on 20 õpilas klassis, siis tahes-tahtmata sa kõigini ei jõua. Minul on nii-öelda oma tagaruumi uks küll pidevalt lahti, aga kurb on see, et õpilased nagu võib-olla kardavad, võib-olla meesõpetajaid ka, et ei julge tulla alati küsima ja võib-olla koos arutama asju. Ma arvan, et oleks küll siis, kui nagu nii õpetajad kui ka õpilased nagu oleks natuke arusaavamad ja üritaksid nagu leida häid lahendusi, mis sobiksid nii õpilastele kui ka õpetajatele ja õpetajad üritaksid nagu hästi vastutulelikud olla, et arvestada ka nagu õpilaste ja nende soovidega ja huvidega. Koolis on ju tegelikult tore. Peale õppimise on meil palju hetki, kus saab nalja ja naeru. Palju sõpru, kellega me õppimist saame toredamaks muuta. Ja palju vahvaid teadmisi, mida me hetkel ei tunnista, et meil vaja on. Meie ühine ülesanne on muuta koolielu veel paremaks ja sõbralikumaks. Selleks on meil vaja õpetajate ja õpilaste omavahelist koostööd. Arvestada üksteisega, mõista ja toetada teineteist. Õpetajad naudivad oma tööd ja nii peaksid ka õpilased nautima koolis käimist. Arvestades seda, kui pikalt ma olen kooli jäänud, loomulikult mulle meeldib mu töö. Ja ma tulen hea meelega tööle ja ma lähen hea meelega töölt ära, sest meil on väga toredad kolleegid. Kui on mingi probleem, saab alati rääkida. Et selles mõttes, et võib-olla mõni annab sulle nõu midagi. Et selles mõttes ma arvan, meil on niisugune tore koolikollektiiv ja tore kool. Ja toredad lapsed, siis on tore tööd. Iga päev jätame jäljet.